Tänast saadet aga alustame bändiga, kes on tagasi oma algkoosseisus. Kes ei mäletaks 2012. aastal täielikult Eesti popmuusika taevast vallutanud Kampa räppareid ja ühte kena blondi neiut Maia Vahtramäed ehk Põhja-Tallinnat. Ühel hetkel aga lahkus Maia bändist, asemele tuli Kerli Kivilaan, siis lahkus Kerli ja pereheitmist on seal viimaste aastate jooksul veelgi olnud. See ei ole aga oluline, tähtis on hoopis, et Kennet Rüüti on tagasi ja Maia on tagasi ning äsja ilmus Põhja-Tallinnal uus singel Jäägu nii. Põhja-Tallinn on ju viimased siis ütleme, et see bändi osa, mis on olnud 5 aastat ja tegelikult on see algus, see sai juba 2007 aastal, et tegelikult on 10 aastat kestnud see asi. Ja eks ta on ikkagi siuke suur projekt minu jaoks, mida ma olen siis nii-öelda siiamaani teinud ja katsetanud erinevat moodi kogu aeg paremuse poole. Ja no tähendab ikka päris palju nagu väike oma lapsena. Kõik see lavaenergia, mis kunagi võib-olla oli hästi võimas, see on nagu jälle tagasi, et nendega ma suutsin ikkagi kunagi selle saavutada ja et vahepeal lihtsalt see, mitte ma ei ütleks, et see ära kadus, aga see lihtsalt oli vaata jälle teissugune nagu. Pärast nagu Olupella, ma läksin kiima, me mulli valmis lebos ja üsna lõbusad, on neiud nägusad, nii alguses ei läbusad. Pidin ennast jälle ümber kohendama teiste inimestega, et leida nagu mingi teine energia siis, et kõik inimesed on erinevad. Pea on pulki täis, ei salaman keset prahti, mobiili otsides enam ei meenu, mis ma tahtsin. Mina läksin ära, ma läksingi sellepärast ära, et ma ei tundnud, et see asi enam töötaks. Ja kui sa tunned, et sa teed midagi, mis ei ole, mis sulle ei meeldi, siis sa pead ometi selle järgi jätma. Ja hetkes, kui ma tulin tagasi, hakkas millegi pärast kõik kuidagi allamäge minema. Kerli otsustas ära minna ja siis oli meil valik, et kas me nüüd lõpetame üldse selle asja ära või me võtame Maia tagasi, sest muud varianti meil ei olnud. Sa ei taha ju loobuda sellest, mida sa oled ju pikka aega teinud. Et see on nagu osakene sinust ja sa ikkagi ennem kui sa loobud, siis sa proovid ju ikkagi nagu seda asja veel päästa või mõelda või kuidas veel või... Kuna see bändi sükke nagu võti oli ikkagi nagu bänd ja naislaulja ja siis nagu räpparid, et siis nagu oleks suht imelik olnud edasi minna ilma naislauljata. Sellepärast, et ma arvan, et kui me oleksime hakanud 3. lauljat veel nüüd valima, eks, siis see oleks täielikuks karaoke bändiks läinud ja nagu asi võib-olla lihtsalt enam ei oleks toiminud. Rahvas ei oleks seda kindlasti enam nagu niivõrd hästi vastu võtnud. Tegelikult Risto käis mu käest ikka mitu korda küsimas, et kas ma olen nõus tagasi tulema. Ja esimesed korrad ma ütlesin, et ma ei näe, et see oleks võimalik. Kui saad su kätte, siis ma ootan nii kaua, kui ütled mul ja... Ja kui ta nüüd viimane kord tuli ja ütles mulle, et aga tule räägi lihtsalt meie kõigiga. Ja kuna Maia läks juba algusest peale ju rahvale väga hinge, siis paratamatult see oli parim lahendus. Maia sobi meile selle poolest juba, et tema selline karismaatilisus ja tema see kohalolek. Ja siis on juba see, mismoodi ta oskab laulda, mis on suurepärane. Ja minu jaoks oli see otsustav hetk siis, kui meil oli esimene live koos. Ja kui minu lähedased inimesed nägid, mis seal laval toimub, siis minu jaoks see tagasiside oli väga oluline ja see andis väga suure tõuke, et üldse seda teha. Ja kui Maia oli nõus vist proovima, siis Kennet oli ka nõus mingi hetk, et võiks ka siis proovida. Ja siis kõik bänd sai kokku jälle rõõmsate mängudega. Et
et me hakkasime koos lugusid tegema ja me leppisime juba alguses kokku, et kui tuleb see lugu, millega me kõik tunneme, et me tahame minna uuesti välja, et siis me tuleme uuesti Põhja-Tallinnana välja, aga kui ei tule seda lugu, siis jääb nii, nagu on. Tean, et aega juurde ei kingita, aega ei kingita, usud, et tagasi tuleb kõik ringiga, räägime paljugi, mida ei kingita. Et see lugu, millega me välja tulime, see meile kõigile endale läks väga hinge. Kui ma siin samas seda sisse laulsin, siis mingil põhjusel, ma isegi ei tea miks, hakkasid pisarad väga voolama ja juba see minule endale näitas, et see on minu jaoks oluline. Ja ei tahtnud enam samas joones minna, et sukest kidra ja üldist asja, mis on väga omane Põhja-Tallinnale. Pidime midagi uut leidma sinna, kuidagi midagi elektroonilisemat. Ja ma arvan, et see ongi see hetke singli võti. Ükskõik kui palju mõelnud, tahtnud või proovin, mõned asjad jäävad, kas siis kui teisiti soovin isegi. See muusika on pigem võib-olla, ma arvan, mingi uutele kuulajatele, kes võib-olla varem mõtlesid, et Põhja-Tallinn on siuke meie mehe räpp, siis on nüüd pigem leidnud võib-olla, et siin on midagi head ka peidus, et mis neile võib-olla varem ei tundunud nii lahe. Ma arvan, et see on ikkagi dream team, et see, mis kunagi sai loodud, see ikkagi töötab hästi ja ma arvan, et ambitsioonid, mis on hetkel meil siin kõigil, et seal on midagi suurt peidus ja meil on mida anda. Ja on olemas juba teise ja kolmanda singli materjal ka. Et ikkagi selline taas ühinemine, et seal on ikkagi mingi väike siuke võlu on sees ja siuke särts. Et noh, seal on tunda juba tegelikult laval ka, et kuidagi selline kodune on ja mõnus. Nii Risto kui Kennetiga me igapäevaselt kogu aeg suhtleme, nad on minu jaoks nagu vanemad vennad. See ongi see, et nad on minu pere. See, et me vahepeal muusikat koos ei teinud, ei tähenda seda, et nad ei oleks kogu see punt, et nad ei oleks minu pere. See ongi see, mis selle bändi tunde tekitab, et sul on kogu aeg seljatagune, kes on alati sinu poolt.